Mic check, 1, 2, liigub, töötab. Tere hommikust, et on 3. päev ja meie paat on jälle esimene, kes läheb peale. Tere hommikust, kalamehed. Hommikust, kalamehed. Et mis meil siis kerge plaan on? Täna mul pole ühtegi kala, ma pean püüdma suurima augi, suurima ahvena, suurema koha, et üldse pääseda tabelisse ja teil on vist puudu ainult... No mul on puudu veel ahvene koha. Ahvene koha. Mul on ahven ja aug on käes mõõdus. Aga noh, natuke see võiks ju ilusamat kala saada. Aga merele vaadates ilm on lihtsalt super. Meri on peegel, väike tõuseb vaikselt, väike kala käib pinnas, kala liigub. Aga egas midagi, paneme kaamera gimbali peale ja siis sõidame ja filmime natukese teile loodust ja seda päiksetõusu. Ja loodame, et siin saame täna kala ka. Silma vahe. Oba! Mine metsa, mis asja siia on? Sopuri. Täiesti ulme. Sellisem on Lohja järvest. 35 senti ahven. Kui ta on? Ma arvan, et sõida kohe sinna. Taga. Suur või? Au! Ergam tulnud Turusaarest. Võsustanga. Kõik on hästi ikkagi. Mul on veel kala. No nii, oleme mere peal ja käisime juba proovimas väikest kala, kes pinnas. Midagi saanud, aga see loodus. Ja hommikune päiksetõus. Esimene ise täna. Eks ikka tahaks seda kala siia otsa kohe ju. Ma arvan, et sõida kohe sinna. Taga. Suur või? Ei tea. Ilus. Haug. Mina kahvaga aidata ei saa. Me oleme kõik see paadi ninas. No nii. Pange tagupidi käiku või midagi. Ja keera paadi tagumine ots. Ülo. Hommikune mammi. No, väga ilus. Lasme tagasi. Kala liigub, jõu, nukid. Näita, mida ta võttis ka sul. Loomulikult spinner võiti. Nii, Nina Tatine. Siin esimesed 2 päeva on olnud siuke natuke ekstreemsem ilm, et esimene päev sadas ja oli külm ja eile oli tuul ja oli külm. Et pika aja peale tõmbab Nina tatiseks. Aga 3. päev. Hommik on eriti karge. Kraapisime paatidel klaasid puhtaks ja rullid peame sulatama lahti, sest paar kraadi oli miinust ja asi on päris jäine. Aga hommik on maaliline. Tuult ei ole, päike tõuseb.
Heiki paatkond läks juba peale. Meie plaan on proovida siit augi ja ahvenat, sest kusagilt siit roo juurest tõmbas Kaimar eile selle peaaegu 90 sendise augi. Ja siis sealt teiselt poolt võeti 35 sendine ahven. Nii et me proovime sama. On hea või? Mitte ei kurat, ikka väga hull ei ole. Läheb järjest väiksemaks või? Ei, no ahven ikka, Ahven ikka, jah. Kuule, ma panen ka ahvenat siis, Need ahvenad ma võtan kuradi kõik koju suitsetamisel. Löö gaas pealt ära, ma teen siit kohe. Paneme seda Taavi soovitatud lanti või? Ja selle peale praegu tuleb. Tuleb või? Mitte isa soovitusele, vaid Taavi soovitusele. Sisse ja läheb minna. Tänane päev on küll ilusti alganud. Kohe sain 70, palju see oli? 76 sendise augi. Ja näha on, et kala on aktiivne, järgi ujumisi, värke. Ma usun, et täna tuleb päris korralik päev. Päike just tuli välja sealt kalju nurga tagant. Me siit möki juurest peame nüüd kiiresti ära minema, sest eile me saime siin sugeda vähe elanike käest, et Soomes on siuke jama, et on selline viisakusreegel, et ei tohi jumala ees siin möki rannas olla, et kohe tuleb mingisugune häda ja ving ja vaev, kuigi sa tegelikult vaikselt lihtsalt triivid mööda. Et ei tea, minu arust see on nõme, et ma saan aru, et see on nende maa ja puha, aga et kes see siin segab, kui sa vaikselt triivid tühikäigul mööda. Tundub, et ma olen nagu värviga, olen nagu naelapea pihta tabanud, aga üks ja ainuke lant mul seda on. Järgust teab, mida vaadata. Tegelikult ma räägin, tegelikult peab üldse kaugel rannast olema. Ma kevadel, mis mul see elukas tuli, ma praktiliselt niimoodi viskad, vaata, niimoodi, lased lihtsalt vette. Sest tegelikult ega ta ei karda seda paadi tõginat ega midagi. Tee siuksed viskad, vaata, niimoodi. Ära nüüd diagonaalis väga pikalt viskage ette. Ma räägin, et kui ta tuleb, ta tuleb põmm kohe langemise pealt. Ja, käis. Vaata, kas tuleb järgi jälle. Pisikesed on hästi ettevaatlikud. Nüüd juhtus üks selline asi, mida pole varem enne juhtunud. Juhtus niimoodi, et Toomas sai kala ja see ei ole mitte väike ahven. See on nagu räige koll. Musu. Täiesti lõpp. Mul on seda vaja riski. Näpid said või? Tere kapter kaim. Hakka koogutama praegu. Jõuad ikka kinni hoida või? Vaadake nüüd mehed, õppige, kuidas peab mõõtma tegelikult ahvenat. Näite neile, Toomas. Oot. 47 ahven. Küll tegelikult mõõda õigelt, kes ka ära. Tere! Oota, ma kohe mõõdan 49. Tõmba sama sirga, poiss. 41. Ei, 40. Räige koll. 47. Palju kaal? Olgu mõrra ka. Eelmine on 7 ääne. See ei söönud nagu rohkem. Nüüd on siis viimase päeva, pool päeva on käes ja tänast on autasustamine. Nutt on kurgus juba, et varsti peab ära minema. Jah, Kaimar peab selle koha tegema ära. Siis ta saab esimese koha, kui tema saab koha. Ei, no kes sa praegu esimene on? Kaimar. Ei ole enam jah. Kaimar saab esimese koha, kui ta saab koha. No siis. Keegi teine võib saada veel midagi muud. Praegu on lahtine, kui auga midagi tuleb, et siis... Aga noh, see, kes mina näiteks ainult koha saaksin, siis see mind ei aitaks.
Sest augi ei ole. Aug on väike, jah. Augi pole üldse. Augi pole üldse. Kui ma saaksin 82 senti augi praegu, siis ma läheksin Kaimarist mööda. Ahvela kordaja on nii kõva. Kütame minna. Anna minna, jala. Miiklil on närv on sees juba näha kohe, vaata, käsi juba sügeleb taskus, et kaua see jama kestab siin. Saaks minema. Igasugused võtavad siin kala. No need lähevad tanki peal meie ei ole vale mootorid. Aitäh. Vahed mundrid selge. Tankid ootavad. Ka välja üks. Viimane sirge siis. Selle landi, millega ma olen ainukesed kalad saanud see kalareis, selle me ristisime lohikäärmeks. Ma ei tea, kas keegi teab, mis asi on lohikäärm. Soome keel on niisugune naljakas keelne. Lohikäärme on draakon. Eesti keeles on draakon, inglise keeles on dragon, aga soomlased arvavad, et paneks lohikäärme selle asja nimeks. Aga mis see lohikäärme eesti keelde tõlgituna tähendab? See on, ma ei tea, lõhekääre. Lõheuss, jah. Lõheuss, just. See on lõheuss. Silmad söödi välja hommiku kohe. Selline asi. Läheb aega, ma sõidan esimest korda. Kogemus puudub. Mul on kogemus ainult lestadega manööverdamisel. Nööri ja... Veiko äkki seob tagant ära. Ai, see õige nöör seal. Veiko on vaja Kalja! Sest noh, ma tegelikult mõtlesin alguses, et see augivärk on ikka see meie ehe, et jätkame seda, vaata. Aga ei, muutused vahest on head ka, jah, aga tegelikult me tulimegi Võsuga siia. Vaatasime, et nüüd kui kas või selle koha pulgagi kätte saaks, palju see alammõõt oli, 42 senti või? 42, jah. Et kui selle nüüd kätte saaks, siis oleks finito, sest ma ei usu, et keegi siit enam koha välja võtab. Ei usu, jah. Ma arvan, et keegi üldse ei saa koha. Või mis Ülo arvab sellest asjast? Tahaks, et Eikiga kala saaks lõpuks. Eik on meil ainukene nullimees täielikult paadis. Tea, mis aitab või? Esimene päev Rain pani täiesti nulli. Siis teise päeva hommikul mõtlesin talle, et nüüd on nii. Kui täna õhtuks midagi välja ei tõmba punkte nagu, siis kolmas päev otsid endale uue paadi. Ja vend niimoodi pakkus kõmm ja sai ahvena, sai augi. Ja siis tänaseni oli hirmu, täna veel kakkus sellise augi välja, et ütleme, selle püügi... Aga mis landiga? Või tähendab raskeim. Mis landiga sai? Spinnerbaidiga. Spinnerbaid. Tegelikult ma nägin jah pildi pealt. Valge spinner. Kõbedane. Tegelikult, mis peab, vabandust paluma siin meie jälgijad ees. Me pole mingit infot jaganud ju. Ainuke info on see, et mehed esimene õhtu sõid laua ääres ja nüüd hakkab tulema ja siis pole ju pilte midagi panna. Kokkuvõtteid päevadest. Lihtsalt ei jõua. Ütleme nii, et jah, et kõik teevad nii kõva tööd, et keegi ei viitsi nagu õhtul mõeldagi selle peale, et paneks mõne pildi netti. Aga pildid on tulemas ja neid on palju ja ilusaid. Meie plaan oli, Eikilt tuli vähe informatsiooni, et mingisugused Lowransi mehed trollivad seal, mitte trolli, higitavad koha siin lähedal. Aga oskad sa Mihkel praegu öelda ka, et paljudel praegu see suur ahven ja haug kätte saadud on? Suurim või? Jah, et selles mõttes, et palju see koha pärast nüüd võitlemine tuleb, et kes selle koha kätte saab ja siis selle esikoha ära võtab nii öeldes. Et see vist on suht pooled inimesed praegu, pooled mehed. Ne? Ei no siin on, jah, selles mõttes, et see esi 6 või 7 on ikka päris, kõik on seal 140, 130 seal kandis. On tegelikult päris mitu meest. Ne? Ja nüüd Rain tegi ka, tõmbas ju mingi 20 punni juurde endale. Muidu ta oli minu ja Veiko järel. Ma olin 4. Siis ta oli 6. Nüüd ta on vähemalt 4., 3. Et mul läheb juba rebimiseks Rainiga. Et ma olin ennem 3. Teisele kohta. Palju sul oli punkte? 100, palju mul oli? 150, midagi sellist, 154 jah. Ja tema siis postile vähemalt. No, meil oli augi veenituspink kaasas, me tõmbasime selle pool senti juurde, täpselt see, mis puudu ei.
õnneks. Me võime teinekord laenata teile seda. No Allan ju venitas niimoodi seda haugi, et ankur kukkus küljest ära ju. Panid ankru saba külge ja siis tegid niimoodi. Ja siis ankur libises ära. Siis ütlesid, et mingi lukust läks lahti. Ei põhja. Teada värke. Nad räägivad kõik, jah. Aga egas midagi, lähme püüame edasi. Jah, et see koha tuleb kätte saada. Ilusti viisakalt. Mis toimub? Kalapüük või? Või rallikumm? 2 ekraani. Mõlemad on olulised nädalavahetusel. No kumb tähtsam? Sinu momendil on vähe olulisem. Hetkel veel. Aga kuna siin tead... Mitmendana siis meie poiss tuleb. Mis pauk see oli? 9 meetri peal. Käid proovimas? Vastan, jah. Kohe tuleb. Muud ei olegi. Praegu meil on Kaimar praegu siin vormistab võitu lihtsalt. Ega siin on selline teistel on nagu paratamatuse kinnitus praegu. Mida ei ole midagi. Mööda panen. Selle kütuse ostsime Eiki käest ja maksime veel 2 eurot liitri pealt peale ka. Ja sa lödistad maha. No siin läheb tilk andile. Vaat, lödisem. Opa võttis. Kahvameest ei ole sul praegu? On või? Tahad kahva või? Oi, see on päris okei ju. Ma räägin. Mida sa? Ravistad. Ära nüüd. Oota nüüd. Ära tee nüüd, Veiko. Käes või? Räige ajamine käis. Tangitud või? Tangitud, re. Ühe kala ka käes, nii kaua muidu tangitud. No vot. Ja Murphy seadus on ikka see, et kui suur kala tuleb, siis saab alati aku tühjaks. Seekord oli ka sama jutt. Et ma ei tea, kas midagi jäi algusest peale, aga Rain, kes oli meie paatkonnas, Nullimees. jah, oli alguses nullimees. Hakkas niimoodi kakkuma. Vaata nüüd, mis ta välja tiris. See ei mahu peaaegu kahva äragi. Aga super. Laseme ta nüüd tagasi koju. Läks ära. Läks, no Rain, kurat. Noh, tulite maha ära või? Jaa, Aitab tänaseks. käisime pika roo ära, kilomeetri läbi. Lihtsalt niimoodi loopisime, mitte ühtegi, 0 võttu täiesti. Ja vaata. Taavi kasutas sellist lanti ja kogu aeg kala tuli. Vaata, kui räbal see on. Seda. Ja mis mul otsas oli? Sama firma. Okei, vahata. Väike värvivahe. Jah, väike värvivahe. Ja muidugi Poiss. see liimitud saba võib-olla võis ka olla see Võti. jah. Special lant. Muidu oli väga lähedale sama lant ja mina ei saanud midagi. Ei, tegev. Muidu oli kõik tore. See prügikotti tuua. Te käisite tankimas ka või? Jah, paak on täis, pesen paid ära, homme saab magada. Andres, kuidas sul läks? Enam-vähem, ja võib rahule jääda. Tuli midagi? Tuli 78. Siis läks paremini kui mul. Tunduvalt paremini. Aga noh, see, et ma eile selle koha ära kobastasin, see on kraavi vinge siiamaani. Nii et 76 või mis ta oli? Kohe ütlen.
74. Haugi pikkus. Minul oli 77. La. Ühe sendiga praegu. Sul läks kuidas? Ütleme nii, et uus kogemus. Sain teada, mida pean soetama endale järgmiseks aastaks või järgmiseks hooajaks ja meie kokkutulukajaks. Et see oli väga hea kogemus selles suhtes. Olen väga rahul sellega, mis oli. Ei ole rahul sellega, mis saime. Aga siiski kogu muu asi on väga viis. Et selles mõttes, et kindlasti veel ja veel. Ja see, ma ei tea, see on nagu pisik. Et juba mõtlen, et ostaks paadi omale ja ma ei tea. Võib-olla on see esimene ahastus, ei tea vaata. Aga jah, tunnen küll siuken, et ei saagi nagu kirjeldada isenest. Mis koosolek siin on? Vaatavad kalapilte siin. Vaatad, kellel suurem on? Allanil on suurem kui mul. Tuli välja siin. Ma algul vaatasin seda, et Allan on vana pildi peanud, aga ta on sama Norfini tunke selles kogu aeg. Ma ei ole uuendanud, jah. Noh, nüüd saad mul võrgus. Kahvas. Kogemus. Täiesti tavaline hauepüügi kogemus. Jah, kõik tavast tuli ja lihtsalt rahulikult ja midagi üllarit ei olnud ja... Ei. Korda läinud. Nädalavahetus. Nii kui nad kõik olete. Kellel läheb ja kellel ei lähe, vaata. No Toomas. Kus sa eile pooleli jäid? Heiki, tere. Augi ei tulnudki. Jumal pettus. Sai vähe rummi võetud ja kala püütud ja augi ei tulnud. Nii, kuidas sul läks? Kuidas mul läks või? Jah. Tegelikult mul hästi. Aga ma ei saanud seda haugi, mida mulle täna öine sünnipäevalaks Kaimar lubas. Ta ütles, et ma saan vähemalt 65 augi. Mul oleks olnud vaja 76 senti augi. Et ma oleks saanud esimese koha. Aga esimest koha ei saanud keegi. Esimest koha ei saanud keegi. Kaimar lihtsalt võitis meie võistlusel. Meie nagu... Aga me ei tea veel tegelikult, meil on viimased on tulemas alles. Aga ma sain ahvena rekordit pikendasin. Mul oli 38, nüüd on 41. Me tegime väikse videoklipi, kuidas ahvenet pikemalt mõõdetakse. Ja võin öelda, minu arust Eiki läks õnge. Jaa, läksin. Algul läks õnge. Läksin. Siis hakkasid mõtlema. Kusjuures Sander hakkas äratama kahtlusi ja siis me hakkasime telefoni ekraani pealt prilliraamidega mõõtma. Oi, mis asi see on? Tema on 41 senti pikk. Vaata, ma pean kurat nurka vahetama. Tema on kala. Ma tean, miks ta on hea kala või? Vaata, mingi saba tal on. Tal see saba on natuke siuke ühest otsast vähe pikem. Ta andis sendi juurde. Aga muidu jah, 41 senti. Reaalis. Aga me mõõtsime ta 47-ks. Et natukene vähe nagu ärritada teid või nii. Me mõtlesime, et julmelukas, et täitsa hullu maja. Tegelikult ongi julmelukas. See on julmelukas seegi, aga nagu 47 oleks on ikka väga hull. Suures kaalu poolest on meie kaalandis, et on väiksem kui... Gramm kergem kui eelmine. Okei. Ta on vähe nagu lihtsalt vähe siivakam. Aga pange visake talle seda jigitinasid kõhtu. Võtame Kaimari kätte. Võta Kaimari kätte, jah. Pinder või Pulder või Pundervau. Ta tegi tegelikult kõik täna selleks, et ma ei saaks seda augi. Keeras teise nurga ette. Ta tahtis ahvenat püüda samal ajal, kui mul oli augi vaja. Aga no ega see, mis sa tahad saada, mulk ja võrukas kokku. Et põhimõtteliselt sama hea nagu, et juut ja mulk lähevad kohtusse ja kohtunik saab 5 aastat. Ega, siin oli sama olukord praegu, et mulk üritas saada nagu kala, aga võrukas tegi kõik, et ta ei saaks seda kala. Soda setot ütileimiga ei keede. Mul ei olnud midagi teha, ma tegin kõik endast olenema, aga piina nüüd neid. Siin ei ole midagi piinata. Kuidas sul läks? Minul läks üpriski hästi.
võiksin kogu aeg. Sa oled hetkel liider või? Ei tea veel, vaatame, kuidas tulevad mehed merelt, siis on näha. Ma ikka loodan, et olen, aga näeks neis. Aga õnnetu kohe ei ole, kui ei ole nii. Härra Võsu, nüüd sa puhastad paati. Ma tean. Käisid üksi kalal. Kuidas läks? Läks 0. Ei võta enam haug. Aga kuidas tänane päev üldse läks? Võib rahul jääda. 4 võttu vist oli kokku. Palju üles tuli? Üles tuli 3. Üks oli ujus järgi paadi juures. Aga kogu reisiga võib väga rahul jääda. Kokku 11 haugi. Kahjuks ei olnud väga suured. Suurim oli 63 sentimeetrit. Ja üks pirakatahven 35 sentimeetrit. Aga no olin rohkem haugi peal väljas. Tahtsin eelmise aasta rekordit üle lasta. Ei läinud nii. Järgmine kord? Järgmine kord, täpselt. Aga ei, väga chill. Paadid olid head ja. Mis asja juhtus? Loomulikult ma räägin, viimase minutini ikka käib võistlus. Näita. See suur vahe on esimene 5. Nagu tagant näed, 40-45. Nad tegid sama asja. Siia on 10. On jah. 20. Kus siin 40 juba on? 10 senti nuiab. Ja nad tõmbasid ära meid jälle. Saime ära jälle. Panid Toomas praegu. Enne me rääkisime, et enam ei saa mitte ühtegi pilti tõsiselt vaadata. Ei, ma tõin snäkikotti auto. Näed, tulevad. Kuupu tule mul või? Nii, teise paadi. Aga Miikal, kuidas oli? Tõmbas ikka südame täiesti kuradi ära või? Kui mõõt välja ei andnud, siis läks tuju ära, jah? No ikka. No ikka. Vaatame algul nii pikk. Esma vilgu saaks vaadata, kuule nalja teete või? 10, 15, 45. Need vanad olid ikka niimoodi kokku voltinud lindina. 10-kas on läinud. Me panime ainult 5 sentimeetrit. Me panime 5 senti mööda. Jätsime alles selle ahvane, et te usuksite, et see on olemas reaalselt. Saab selle 45 kohaga võrrelda. Ei, see oli tegelikult ankrumees meil. Kohavõlur. On korras, jah? Siukse variandi lauale võiks võtta. Siin on üks tool üle kusjuures. See on spetsiom Kaimari jaoks toodud. Tohoh, kus on raisk. Sina olid siin. Iga päev on ja ma tõstsin ise klaasi siia. siin istus Sander üldse või? Sander istub selle puhki otsas. Sander istub nüüd seal. Sander ongi seganud asja kuradi sinna. Segasime kaardi kokku. 9 on Mihkel. Oi. 8 on Veiko. 7 on Don. Mis asja ma tegin Veikole Mihklile päeva? Paistab nii. Kobastasid ära. 6 Allan. 5 on Võsu. 4 on Sander. Ja esikolmik tuleb nüüd. Esikolmik on 3. koht. Taavi. Tänase päeval. Nullist välja nii veel laksuga. 15 minutiga 3. 2. koht. Rain. Ja 1. koht, üllatus, Kaimar. Kaimar. Jõukus seere. Pea selle eest siis hoolt järgnevad aasta jooksul, siis vaatame, mis siis saab. Kindlasti. Palun. Aga tänud. Igal juhul tihe võistlus oli. Ja siin on üllatajaid kõvasti, nii et on järgmine kord oota ära kahvapoiss. Kotipoissi siis. Kotipoiss, jah? Täpselt, siis on võit sinu, nii et lihtne. Kunagi ei tea. Loomulikult. Aga ei, väga vinge. Tänud. Nii et järgmine aasta siis tiitlit kaitsma kõik. Tiitlit jahtima. Tiitlit jahtima. Mina pean kaitsma teed. Üle tahu jahtima.